Oh, kui tore oleks sellises kohas elada. Tere! Täna me räägime mõisatest. Tänapäeval on need kohad, kus peetakse pulmi või kontserte või käiakse restoranis või muuseumis või mõni käib lausa mõisas koolis, sest osad mõisahooned on tänapäeval koolimajad. Aga paarsada aastat tagasi ei olnud meiesugustel matsidel sinna absoluutselt asja. Ja me ei räägi mitte ainult mõisatest, vaid ka üldisemalt aadlike eluviisist Eestis tsaari ajal. Igatahes me rääkisime, et 18. sajandi alguses vallutas Venemaa valitseja Peeter I Eesti ning Eestist sai 2 sajandiks Vene tsaaririigi osa. Peetrile väga meeldis Eestis, sest see oli justkui tükike Euroopat, mis oli nüüd tema riigi osa. Lisaks püüdsid siinsed sakslastest aadlikud Peetrile väga meele järele olla, sisuliselt pugeda. Oi Peeter, kõikvõimas Venemaa valitseja, küll te olete tubli, te olete palju toredam valitseja kui Rootsi kuningad. Ja siis Peeter oli nagu, et mis sa nüüd? Aga igal juhul Peeter andis neile aadlikele seetõttu paljudes asjades vabad käed ning lubas neil säilitada oma kombed. Ja sakslastest aadlikele see väga meeldis. Neist peeti Vene tsaaririigis väga lugu ja paljud tegid karjääri tsaari õukonnas, armees või teaduse vallas. Ja neid hakati kutsuma Balti sakslasteks, sest nad olid sakslased, kes elasid Balti riikides. Balti sakslaste seast võrsus aegade jooksul mitmeid kuulsaid teadlasi, väejuhte ja maadeavastajaid. Võtame näiteks Karl Ernst von Bäri. Tema on see vend, kes oli Eesti 2-kroonisel rahatähel. Ta töötas Tartu Ülikoolis arstiteadlasena ja ta on ülemaailmselt tuntud teadlane, sest ta avastas 1827. aastal imetaja munaraku, ehk siis selle, kust meie kõik emaüsas alguse saame. Von Bär sündis Piibe mõisas Järvamaal, aga tema esivanemad olid Westfalist Saksamaalt. Ja nimi Karl Ernst von Bär viitab ka sellele, et tegemist on sakslasega. Või võtame näiteks Fabian Gottlieb von Bellingshauseni. Tema nimi vist ei anna ka põhjust eriti kahelda, et tegemist on sakslasega. Igatahes tema oli suur meresõitja ja maadeavastaja, ta tegi 2 ümbermaailma reisi ja avastas 1821. aastal Antarktika mandri. Tema sündis 1778. aastal Saaremaal Lahetaguse mõisas. Kuigi von Bär ja von Bellingshausen ja teised maailmakuulsad balti sakslased ei olnud selles mõttes eestlased, et nende emakeel oleks olnud eesti keel, siis nende suguvõsad elasid siin sadu aastaid ja meie Eesti maalastena võime ikkagi nende saavutuste üle uhked olla. Von Bär ja von Bellingshausen tegutsesid 100 aastat pärast Peeter I valitsusaega ehk 19. sajandi alguses. Peeter I oli surnud juba 1725. aastal, aga veel 19. sajandi alguses oli Eesti jätkuvalt osa Vene tsaaririigist, mida valitsesid Peetri järeltulijad. Ja jätkuvalt oli võim Eestis nende samade balti sakslaste käes ja eestlaste olukord oli sant. Aga mida see tähendas, et Peeter ja teised Vene tsaarid andsid balti sakslastest aadlikele vabad käed? See tähendas, et eestlastest lihtrahva olukord läks veelgi halvemaks. Ehk siis Peeter suhtles aadlikega, vaatas, et nad on nii toredad tüübid, naeratavad talle ja puha. Ta ütles neile, et te olete nii lahedad, ma tahaks, et Venemaal oleks ka aadlikud sellised, neil oleks euroopalikud kombed ja nii edasi. Ja mäletate, Rootsi kuningad olid vähemalt plaaninud eestlastest talupoegade olukorda veidi parandada ja neid aadlike omavoli eest kaitsta. Aga nad ei jõudnud muidugi sellega eriti kaugele. Erinevalt Rootsi kuningatest Peeter isegi ei püüdnud talupoegade olukorra osas midagi ette võtta. Ehk siis aadlikud ütlesid Peetrile, et aitäh, et sa meile vabad käed andsid. Aitäh, tšau baka. Ja siis hakkasid omaette rõõmustama, et me võime vabalt eestlasi edasi kottida. Okei, päris niimoodi nad ilmselt ei naernud, aga et te olukorrast aru saaksite, siis ma lihtsalt tegin sellist naeru. Miks aadlikud oleksid pidanud tahtma eestlasi kottida? Nad tahtsid elada sellistes ilusates mõisates ja mitte ise tööd teha. Ja selleks nad sundisid siis talupoegi tegema eriti palju tööd, kasvatama vilja ja loomi ja tegema küttepuid ja nii edasi. Ja nad ütlesid talupoegadele, et te peate andma suure osa sellest, mis te toodate meile. Ja aadlikud müüsid siis talupoegadelt võetud vilja ja muud asjad maha ja said palju pappi ja siis ehitasid uhkeid mõisahooneid. Ja kui neil oli juba palju pappi ja uhke kodu ja tööd tegema ei pidanud, siis neil muidugi oligi aega tegeleda kõigi selliste toredate asjadega, nagu käia ümber maailma reisidel ja avastada munarakke ja nii edasi, samal ajal kui teised inimesed tegelesid ränga rügamisega ja surid vahetevahel nälga. Ajalugu võib mõnikord olla väga masendav. Kui palju ebaõiglust on maailmas olnud? Kui nüüd järgi mõelda, siis seda ebaõiglust on veel praegugi üsna palju. Olgu, aga mis see mõis oli? See või see või see.
ma usun, et te kõik olete mõnes mõisas käinud ja see tundub teile rumal küsimus. Aga kui täpne olla, siis need on mõisahooned. Mõis ise on suur maavaldus, mille juurde kuulub põllumaid ja külasid ja kõige selle keskel on mõisahooned, kus aadlik oma pere ja teenijatega elas. Aadliku kohta kasutatakse ka sõna mõisnik, täpsemalt siis mõisnik tähendab mõisaomanikku, et aadlikele kuulusid need mõisad, kus nad elasid. Aga lisaks uhketele peahoonetele, mida nimetati häärberiteks, kuulusid mõisa juurde ka muud hooned, näiteks tallid, kus hoiti hobuseid, aidad, kus hoiti vilja, tõllakuurid, kus hoiti sõiduvahendeid, laudad, kus hoiti kariloomi, eraldi oli valitsejamaja, sest mõisal oli eraldi valitseja, mõisnik ise ei viitsinud tavaliselt neid alluvaid kamandada, selleks oli tal palgatud mõisavalitseja. Oli veel tööliste maja, sest mõisa ülalpidamiseks oli lisaks talupoegadele vaja palgata ka veel palju lihtsate tööde tegijaid, näiteks aednikke ja teenijaid ja nii edasi. Siis olid veel sepikojad, supelmajad, viljakuivatid ja palju muud. Ja tavaliselt oli peahoone ümber suur uhke park, sest Eesti sügavad metsad ja rabad olid nii metsikud, aga aadlikud tahtsid ikka midagi euroopalikumat, midagi uhkemat. Mõnikord ehitati pargi kaunistamiseks lihtsalt niisama varemed, et oleks lahedam park. Ja loomulikult pargi ümber ehitati aed, et hoida talupojad eemal. Umbes, et vähk mingid eestlased, neid me küll siia oma lahedasse parki ei taha. Aadlikud elasid külluslikku elu, kandsid luksuslikke rõivaid, sõid peeneid toite, korraldasid pidusid ja vastuvõtte, tegelesid kunstide ja teadustega ning lõbustasid end jahi ja paljude muude tegevustega. Ja see kõik sai võimalikuks tänu sellele, et tööd nad tegema ei pidanud. Talupojad, kes pidid nende eest töö ära tegema, elasid väga tagasihoidlikes majades, kandsid lihtsatest materjalidest rõivaid ning sõid lihtsaid ja üksluiseid toite. Kui nende elud nii erinevad olid, siis kui palju nad üldse omavahel kokku puutusid? Eks ikka puutusid. Eestlased töötasid näiteks mõisas teenijatena ja õppisid seal sakstelt euroopalikke kombeid ja moode ning sealt kaudu jõudsid need ka talupoegade sekka. Näiteks kui mõisnikel oli pidusöök, siis eestlastest teenijad kandsid neile toite ette ja said selle kaudu teada, milliseid toite jõukamad inimesed üldse söövad. Ja siis nad üritasid ise ka kodus järgi teha, võimaluste piires muidugi. Võib-olla olete märganud, et eestlaste kommetes on palju saksapäraseid asju. Näiteks me sööme jõulude ajal happu kapsast ja meil on ka palju sõnu, mis on saksa keelest laenatud, näiteks köök, pööning, kelder ja nii edasi. Ja need ongi tulnud selle kaudu, et eestlased võtsid palju eeskuju mõisates elanud sakslastest. Vahel juhtus ka seda, et mõnele mõisniku härrale hakkas mõni eestlasest teenijatüdruk või talutüdruk meeldima, et tegi talle lapse, nii et oli ka veresegunemist. Aga üldiselt olid sakslaste ja eestlaste vahel üsna selged piirid. Kui mõni eestlane tahtis elus edasi jõuda, sai kuskilt hea hariduse ja hankis natukenegi jõukust, siis ta kippus saksastuma. See tähendab, et ta võttis omaks saksa keele ja saksa kombed. Nii oli talle lihtsam. Aga ühtlasi hoidsid need kahe rahva vahelised piirid alles eesti keele. Paljude teiste väikerahvaste saatuseks on olnud mõne suurema ja tugevama rahva sekka sulanduda, aga eestlased jäid püsima. Ja kokkuvõtteks, mida me siis täna õppisime? Esiteks, 18. ja 19. sajandil oli Eesti Vene riigi võimu all, aga võim ühiskonnas oli jätkuvalt sakslastest aadlike käes. Eestis elanud sakslasi hakati nimetama balti sakslasteks. Teiseks, paljud baltisaksa aadlikud tegid Vene riigis uhket karjääri. Olid kuulsad teadlased nagu Karl Ernst von Baer või maadeavastajad nagu Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Kolmandaks, baltisaksa aadlike jõukus põhines peamiselt eestlastest talupoegade tööl. Neljandaks, aadlikke nimetatakse ka mõisnikeks, sest nad olid mõisate omanikud. Viiendaks, mõis ei ole ainult ilus peamaja, vaid suur maavaldus mitmete külade ja paljude hoonetega. Kuuendaks, mõisate kaudu jõudis Eestisse ka palju saksa mõjusid. Seitsmendaks, üldiselt olid aga sakslaste ja eestlaste vahel selged piirid. Elus edasijõudmiseks pidi eestlane saksastuma. Samas aitasid kahe rahva vahelised piirid säilitada eesti keele. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!